et nimeks on mul see Sivi Rausi. Võtan siia allapoole, ma olen liiga pikk. Ja ma räägin teile oma loo. Mul ei ole PowerPointi, peale selle ühe pildi. Ja see pilt on jaoks hästi olulise tähtsusega, sellepärast, et tänu sellele, et ma läksin 3 aastat tagasi tegin selle otsuse, natuke sellest veel edasi, 2,5 aastat tagasi maale, siis maal võib-olla seal Lõuna-Eestis juhtus minuga see, et kui ma enne seda ikka üldse vaadatud sauna, sest mu kogemused saunad on lapsepõlvest ühissaun, linna ühissaun, siis maal Vanapööres oli selline saun, kus oli pesuruum ja leegiruum koos ja siis seal oli kõigepealt oli palave, siis selles testa pidi minema ette ja seal oli liiga kõige saun mind ei põlunud üldse ja kui ma läksin Lõuna-Eestisse, siis ma hakkasin armastama sauna ja tänases hetkes ma võin öelda, et üks asi on saun ja teine asi on suitsusaun ja suitsusaun on suure algustähega minu jaoks ja sellepärast siis pilt, et see on ühest kohalikust suitsusaunast tehtud. Et Ivo ja ring saab punktis. Nii selle suitsusaunal on. Aga nüüd selle loo juurde, et täna elan ma Tallinnas, olen Riigika tagasi. Pärit olen ma Põhjarannikult Ida-Virumaalt. Sündisin, kasvasin, lõpetasin seal keskkooli ja kogu minu suguvõsa, nii palju kui ma tean või uuri, on kõik pärit sealt Lüganuse Kihelkonnast. Ehk siis minu vanavanemad on kõik üles kasvanud maal, nagu ilmselt enamusel eestlastest. Mina sündisin linna, aga ometigi kõik suved veetsin ma maal, vanama juures ja onu tädi juures. Tüüpiline maaelu kolhoosi ajal, ehk siis nendel oli ka oma majapidamine, leht, pull, lambad, sead, kanad, kassid, koer ei olnud, sest vanamale ei meeldinud koera haukumine. Ja naabritel, kui oli koer, siis vähemalt ei hautunud, et siis oli tore. Ja kõik oma, nagu ma ütlesin, suved oli maal ja minu kokkupuude maaeluga oli maast madalast väiksest peale hästi suur. Ja võib-olla sellised kõige lemmikumad tegevused, mida mulle tohutult meeldis teha, oli sigadele tampida selle kapsarauaga kartuleid. See oli absoluutselt minu tegevus. See ma ei andnud mitte kellelegi teisele, sest ma nautisin seda. Ja teine, mida ma nautisin, oli seemnete külvamine. Aga kõik see, mis sellele järgnes rohimine, kuna see oli laste ülesanne, siis seda ma üldse ei armastanud. Ja saagikoorjamine oli selline, ma meeldis nagu minna lihtsalt põõsaküljest võtta ja panna midagi suhu või lihtsalt veelist otsa, aga niimoodi, et me nüüd hakkame kartuleid võtma, Eesti matust on enamasti läinud kiire hooma, et sellised vaad, iga kevad oli see õudus, et mina kartuleid maha panema ja sügisel seda üles võtma ja siis marjad tuleb kõik ära korjata, sest põõsakülg ei tohi ühtegi marja jääda ja nii ma kasvasin. Ja ilmselt midagi mulle jäi seal väga külge. Kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis läksin õppima muusikaakadeemiasse Tallinnasse ja nii ma Tallinnasse jäin. Lõpetasin kooli ära, tuli oma elu, läksin tööle ja nii see kõik veeres. Kuni ühel päeval tuli minu ellu üks inimene ja teatavasti armastus teeb alati imesid. Ja tänu sellele inimesele sain ma võib-olla rohkem aimu, mida tähendab üleüldse ökoloogiline mõtlemine, kõik see ökoloogiline liikumine ja kõik sellega kaasneb. Ja eks see vaikselt, kui ma hakkas ma kuskil tagakuklas susisema. Läksin lausa pärimusmuusikat. Kuigi selleks, et ma olin umbes juba 10 aastat tegelenud džässmuusikaga väga aktiivselt ja džäss teatavasti puhas linnaloomumusika ja klassikaline muusika samamoodi. Aga läksin pärimust õppima muusikaakadeemiasse ja lõpetasin selle ära ja kõik see viis lõpuks selleni, et ühel kevadel, see oli aasta 2010, tulin ma Rocca-Al-Mare koolist koju, kus ma sellel hetkel töötasin ja ütlesin oma elukaaslasele, et tead,
nüüd on ikka küll see lugu, et nüüd lähme ära elama maale. Siis ta vaatas mulle nagu pärane silmi otsa, ütles, et kas tõesti minu suust tulevad need sõnad, et ta poleks seda mitte iialgi uskunud, et ta arvas, et ta peab seda 10 aastat vähemalt ootama, sest tema unistas kogu aeg maale minemust. Ja mina olin täiesti kindel, me läheme nüüd maale ja mul oli täiesti kindel veendumus, et see on ainuõige. Ja no nii saigi tehtud. Läinud palju aega mööda, kui paar nädalat või paningi Rocca-al-Mares lahkumisavalduse lauale ja ütlesin, et nüüd on siuke lugu ja nüüd ongi minek. Ja kõik, minu ema isa muidugi olid täiesti tagajalgadel, sellepärast, et kuna nemad olid maailmas kasvanud ja nemad teadsid, mis maaelu tähendab. Ja nemad teadsid mind ka ja siiamaani teavad, et tunnevad meid. Ja siis nad üritasid küll igatepidi, see maal on raske ja siis kui ma muidugi veel ütlesin, et Lõuna-Eestisse, siis oli täiesti košmaar, sest Lõuna-Eestis on vaesus, viletsus, tööd ei ole, siin ei ole mitte midagi, see tõesti pärapõrgu, kuhu nagu mitte kunagi ükski normaalne inimene ei lähe. Ja nad üritasid mul auku pähe rääkida, nii et vähe ei olnud. Aga nad said aru, et teades mind, et kui ma olen oma asja pähe võtnud, siis ma lähen, et ega väga teab tegema. Sõbrad Tallinnas vedasid lausa kihla, sellest ma sain hiljem teada, tegid panuseid, et kaua ma seal vastu pean. Mõni arvas, et tuleb pool aasta pärast tagasi. Aga kõik olid veendunud, et ilmselt, et las Ivi teeb oma asjad ära, et tema peab kõike kogema, aga tõenäoliselt või ilmselt ühel päeval tuleb tagasi. Ja nii see sinna maale mindud. See tunne, mis mu sees oli kõige õigem tunne. Töökohad, kõik sai loomutud. Me läksime Lõuna-Eestisse, meil ei olnud mitte midagi, selles mõttes meil ei olnud elamist, meil ei olnud sissetulekut täiesti nulla, meil oli kindel veendumus, et me läheme just Lõuna-Eestisse ja kui me käisime seal erinevad kohti vaatamas, et kuhu võiks elama minna ja meil ei ühtegi sobivad, siis lõpuks kuidagi siis Võru muusikakool pakkus mulle mõned tunnid pärimusmuusika osas ja siis ma esimesel kuuega sõitsin Tallinna vahetanud. Tallinnas sõitsin hommikul bussiga Võrru, otsin oma tunnid ära ja sõitsin bussiga Tallinnasse tagasi. See oli kuu aega ja kõik vaatasid täiesti hull, aga ma olin ise väga õnnelik ja väga rahul ja see üldse mitte esitanud. Siis kuidagi jooksis kätte see, et me saime täis külas ühe maja rentida ja siis oktoobrist alates me läksime nii-öelda jäänukaitseks. Pakkisime kõik oma asjad siin kokku ja kolisime Maanimaale. Ja selleks hetkeks oli ka see, et suve lõpus nagu Nõieväel on siis Haanja valdkonna kultuuritööjuhti ja mina muidugi korralik inimene, et ikkagi peab olema töökoht inimesel. Kohe kandideerisin ja läks nii, et saingi selle töökoha. Nii et 1. oktoober, mis on mu sünnipäev, sõlmisin töölepingu ja pärast naersid kohalikud, et sain kingituseks kogu Haanjamaa sünnipäevaks. Sain kingituseks kogu Haanjamaa kõikide külgidega, et elul on alati kõik pooled olemas. Ja nii see lugu algas. Sellel hetkel ma arvan, et ma olin vist ikka, mitte vist, aga ma olin kindlasti võib-olla ikka üks, see oli ikka üks õnnelikum etapp. Ma olin nii õnnelik. Mul olid paksud roosad prillid ees. Aga ma nägin väga selgelt läbi nendest. Ja miks Haanjamaale, seda on ka palju küsitud, et ega ei oskagi vastata. Juhuni ei ole. Tundsime ainult ühte peret, Erki Peetsalu ja Mari Peetsalu, keda võib-olla keegi teab siit, kes olid ka Tallinnast läinud sinna nüüd juba siis umbes 10 aastat tagasi. Ja ega rohkem ei tundnud ühtegi inimest. Ja siis Erki oli see armas hing, kes ütles, et teadigi, et on see kultuuritöö, mõtlesin, et kus ma siis nagu alustan, mul on terve vald ja 2 rahvamaja ja ega ma meeskonda ju sellist ei olnud, sest et nagu ma ütlesin, mul roosad paksud prillid ees. Minu meeskond oli 2 koristajat. Üks oli täiskohaga ühes rahvamajas ja teine oli poole kohaga teises rahvamajas. Rohkem mul ei olnud meeskonda. Aga oli vaja sisustada 2 rahvamaja kultuurielu pluss terve vald.
ja siis ma mõtlesin, et kus ma siis nüüd hakkan pihta ja alguses mõtlesin, kutsun inimesed kokku, aga siis Erki soovitas, et tead ära kutsu inimesi kokku, et mine ise inimeste juurde. Ja nii ma siis läksin. 2 kuuga käisin kõik inimesed läbi, sa pead vahepeal kella olema, sest ma olen kella. 2 kuuga olid mul nii-öelda, ma olin kohtunud kõikide nende MTÜ-dega, kõikide nende inimestega, kes seal tänaseni on ääretult armsad, aktiivsed ja nii-öelda siis tegivad. Ja ma sain nendega imelise kontakti. Nii et me kohe moodustasime kultuurikoja, sest et mul oli vaja meeskonda, kellega hakata midagi tegema. Ja me saime iga kuu kokku ja see kultuurielu läks niimoodi, et isegi Tallinnast ja ma ei tea, kust kultuuriministeeriumist öeldi, et Haanjamaal on ka kultuur, ei olegi ainult suusatamine, mis oli hästi tore. Ja nii see muudkui veeres, kõik oli väga vahva. Ainuke, mida mulle ei meeldinud üldse teha, oli kohalikud süldipeod, ja need ma tegin tõsiselt hambalistis, sellepärast, et paraku see osa kultuurist mind isiklikult minu hinge ei toida. Aga maal on seda vaja teha. Ja ma olin selle eest vastutav. Ja nii see veeres. Kui ühel hetkel ma tundsin, et üks anu, mis oli nii-öelda vanast rasvast täis, hakkas kogu aeg pahanema. Ja vaat see ärevuse hetk, mis minu sisse tuli, oli alguses saanud aru, mis see siis on. Aga ühel hetkel ma sain aru, et üks mingi väga oluline osa minu elust oli puudu. Ma olin selle ise ära võtnud. Ja vaat siis, kui ma ärkasin sellest unest, siis see oli hästi valus. Sellepärast, et nii palju, kui ma lapsepõlvest ennast mäletan, appi. Siis ma olen tahtnud ainult laulu ja muusikat teha. Et ma olen teinud hästi palju asju, ma olen olnud tohutult uudishimulik, õppinud väga palju erinevaid asju elus. Aga üks asi, mis on olnud läbi joon kogu aeg, on olnud laulmine ja muusika. Ja ma avastasin, et mul ei olnud seda enam. Sellepärast, et mul oli kõik muu. Mul oli terve Haanjamaa, mul olid imearmsad inimesed. Ma kuulasin teisi laulu, mis on ka väga tore. Ja võt siis juhtus veel see asi, et ma sattusin Tallinnas olles oma väga hea sõbra sünnipäevale. Ma lubasin, ma ei hakka. Ja emotsionaalne, kui ma olen sinuga. On ja. Et sünnipäevale sattusin, kes on kontrabassimängija ja kellega tegin pikki aastaid koostööd. Ja siis seal olid kõik muusikud ja Vaba Lava, see sünnipäev toimus Noor Jazzi klubis. Ja oli kokkulepe see, et kõik astuvad üles, kes tahavad. Mina ei olnud üldse plaaninud, sest see oli minu eelmine elu. Ja siis ta tuli kohe, ma ütles, et teadigi, nüüd on need minul kõik noodid kaasas. Kõik bänd on valmis, et nüüd võta mikke, et tule laulma. Et me teeme sinu lugu. Ja mina siis ütlesin, jah, sünnipäevalapsel ei saa ju ei öelda. Ma võtsin selle mikri ja siis hakkas see lugu käima ja siis ma laulsin. Ja arvan, et see emotsioon, mis mul siis sellel hetkel oli see sama, mis mul kunagi 5 aastasena laulsin peeglist Teodoradi mudel käes. Ja laulsin ära ja pärast seda siis inimesed, kes teadsid mind, tulid ütlesid, et midagi nagu väga juhtumi selle 10 aastaga. Õnneks, ma küsisin, ma jäin kuulama, et ei teagi enam viisi. Ei vastupidi. Ja tegelikult see hetk oli tõesti see, et kui ma selle laulu lõpetasin, siis
siis mul oli endal selline emotsioon sees, nagu ma oleksin olnud lehm, kes on ise vabatahtlikult olnud nii-öelda sellises telliskividest või mis iganes materjalist ehitatud kinnises ruumis laudas ja kes on saanud nüüd mingi paari aasta pärast kevadel, kui on värske ruid ärganud, heinamaale. Ja siis ta krõmpsutab ja see on maailma kõige mõnusam tunne. Ma muidugi ei saa õige lehmakas küsida, aga tõenäoliselt see võiks nii olla. Ja siis ma sain aru sellel hetkel, käis minu ees mingi krõks ja ma sain aru sellest, et mul ei ole valikuid. Et see on nagu see, et kui sa jõuad elus sellesse punkti, et kui sa nii kaua sa kaalud kogu aeg, et kas teha seda või seda või minna sinna, nii kaua järelikult ei ole aeg küps. Aga sellel hetkel mul ei olnudki enam valikuid, sest ma sain aru, et ainukene õige valik ongi see, et kõik muu, et ma ei saa nagu ennast kõrvale jätta, see on minu elu. Ma pean vastutama oma elu eest. Ja põhimõtteliselt 6 aja pärast toimus esimene kontsert selles samas džässiklubis, mis oli Cole Porteri muusikast ja läks veel 6 aega mööda ja siis ma panin lahkumise avalduse lauale Maanias. Ja siis vaikselt sõitsin veel seda tiiru kuni kevadeni, kuna ma töötasin ka Võru muusikakoolis ja suvel siis kolisin lõplikult tagasi Linna. Oma koju Kadriorgu. Kuid ma käin endiselt kuni tänaseni kogu aeg Eestis. Ehk siis see, et ma sinna läksin, ei olnud ikkagi juhus ja see ei olnud lihtsalt minu mingisugune tuli. Et ma pean seda suitsu sama nädalat, mis tuleb 3. kord. Lõpetasime just pärakultuuri programmiga, mis kestis 2 aastat. Ja need inimesed ja need sõbrad, kes mul seal tänaseni on, kes 2 päeva tagasi Eestis mulle üks vana mees, kellega sain lihtsalt korraks kokku, kes tahtis pakkuda meile elamist, kui me võtsisime seda elamist ja helistas, et tead, Liivit, ma ei ole sust nii palju kuulnud, kuidas sul läheb? Tead, kui sa tuled sinna, siis ikka tead, sul on kolatöömaja olemas. Ja siis ma mõtlesin, et täitsa lõpp, et ma ei suuda neid inimesi kokku lugeda, aga mul ei jätku varbaid sõrmi ja mitte midagi. Et ma tunnen ennast seal ka ikkagi kodus. Aga see on teistmoodi kodu. Ja ma sain aru, et tänases lõppes ma pean olema linnas, sest et see muusika, mida ma teen ja see milleks ma olen loodud selle maailma, see tänases lõppes sobib linna, sest kõik need inimesed ja nad kõik elavad linnas. Keegi tulnud järgi. Ja võt selline selline lugu oli. Ja ma olen ikkagi, täna ma võin öelda väga õnnelik inimene, sest mul on olemas nii linn kui maa. Ma ei oma mitte midagi. Ma ei oma ühtegi maad, ma ei oma ühtegi maja ja ma ei tahagi omada. Peaks mida vähem omada, seda parem. Aga ma tean, et mul on alati, ma saan iga päeva minna. Ja mul on alati see väga kodusõhtu. Ja nad alati ootavad. Liivi, sul on väga täpne sisemine kell. Ongi nii või? Ja on harjutanud siis improvisatsioonides. Kell annab ka ruumi tegelikult küsimuste jaoks. Nii et kui või ka oma mõtete lisamiseks, et kas kellegi on küsimus? Jääks, ole. Väga mõnus oli kuulata seda elu. Ma olen 64 aastane ja ma olen täna siin. Ja kui oma elu on võtma, siis 19 aastat ma siia Tallinna Tehnika Ülikooli lõpetasin ehitusinsenerina, siis 20 aastat hiljem, 20 aastat elasin Tallinnas ja siis kolisin ära Tabasalu alevikku. Nüüd olen ma Tabasalu alevikus 23 aastat elanud ja nüüd ma tunnen, täna olen ma siin, et mul on üks koht veel elamata. Ja see on hea jätk sellele, sest inimene peab tõesti minema oma sisemise hääle järgi ja veel oli tore see lause, et mul ei ole midagi.
kusagil ma jätan midagi, no mälestused ja see, mida sa oled andnud, selle sa jätad loomulikult sinna maha. Aga sul ei ole kinnisvara, sul ei ole maad ja seda ei olegi vaja. Praegu see areng toimub niimoodi, et me elame kogukonnati ja vaja on, inimene peaks andma seda, mis tema on elu jooksul kogunud, on ta siis 19 aastane, on ta siis 20 aastat või veel 20 aastat seal edasi, andma seda, mis mul seest anda on, seda vaimu Eesti inimestele. Ja see maa toidab nagunii meid, sest et ümberringi on need kõrrekesed ja muld ja kõik olemas, me paneme sinna midagi maha ja ta toidab meid ja meil ei ole vaja seda omada. Nüüd noored ja mina ka, minge niimoodi, et ärge mõelge, kas teil on seda kinnisvara, kas teil on seda maad, seda 100 hektarit, nagu enne siin kuulsime. Ja veel üks märkus, millal on enne linnukesel toit valmis, minge niimoodi, et teil ei ole seda valmis. Tahtsin veel lõpetuseks öelda seda ka, et kui ma tagasi tulin linna, siis enne seda, kui ma linnast ära läksin, olin ma salvestanud oma plaadimaterjali Eesti Raadios ja see jäi kõik seisma. Ja kui ma tulin linna tagasi, siis ma mõtlesin, nii, nüüd on aeg küps. Ja siis võtsin selle välja ja siis pool aastat tagasi tuli välja plaat. See suhtes on kõik. Alati on nii reaalne, mis nii peab. Nii et usaldage enda tunnet ja alati peab proovima, sest et kui ei proovi, siis ei leia kunagi enda jaoks õiget asja. Ja eksimine on täiesti üks osa, normaalne osa elust. Elu on ilus.